kallis Ženja, meie intervjuu jätkub. Ega sa ei värise veel? Ma täiega mõtlen, mina sa täna, mul on nagu mingi lüpsipäeval täna. Aga tead, Eos, ma tean, et sa tegelikult oled hea inimene. Meil oli neid hetki, kus ma räägin selle looga ära. Tooge jooki, joodame ta täise sisse. Keelepaelad valla. Oi, mimosa. Maksa sponsori nimi. Nii, aga jätka selle koha peal, kus sa ütlesid, sul oli hetki, kui sa jäid pooleli praegu jutuga. Ma ütlesin, et kas sa kardad ka mind? Sa ütlesid, et ei, aga mul on olnud hetki. Ja, mul on olnud hetki just kogemuse näol, kui me saate lõpetasime. Võttepäeva siis. Stiilipäevik. Stiilipäevik, jah. Mul ei olnud toona juhilube ja ma elasin siin samas kõrval vanalinnas ja ma palusin sul tegelikult, et lase mind selle ringsõidu juures maha. Lase mind kosmose juures maha. Ja siis sa ütlesid, ei, ma viin su koju ära ja kurat, sa sõitsid treppi. Nii et... Aga see on ju loogiline. See näitab väga palju inimese kohta, et sellised väiksed detailid ja... Ma ei viska kedagi kunagi poole tee peal maha. Anu, sinu terviseks. Jah, minu terviseks, aitäh. Saraks kui hea. Oi, njam. Kuule, aga ma käisin meie eelvideos, vaadake seda ka kindlasti, käisin välja veksli, et kuna ma ärkasin täna hommikul vara ja ma mõtlesin sinu peale, siis ma mõtlesin, et kust tuli see poiss, sest seda ma ei tea. Ma olen näinud igasuguseid intervjuusid sinuga. Okei, sa oled rääkinud, et sa tuled Kundast, on ju. Sa oled kasvanud ema, vanaema ja vennaga. Sa käisid vene koolis, on ju? Ühisgümnaasiumis. Ühisgümnaasiumis. No kõik sellised nagu asju oled rääkinud, aga mul on jäänud nagu selline pime koht selles suhtes, et kuidas sa ennast sealt välja vingerdasid. Üks asi on see, et sa oled kuskil, okei, kasvad seal üles, oled tubli võib-olla, oled hakkaja, oled aktiivne, aga venelasena tulla, mitte lihtsalt pealinna, siia pealinna tulevad kõik, on ju, aga tulla nagu Eesti meediamaastikule, seltskonda ja olla tegija, et kõik teavad, kes sa oled. Sa oled sünonüüm, tead seda või? Kui mingi asi moega midagi on seotud, kutsume Ženja, nagu see tuleb plaksti iga ühel nagu. Võrdusmärk, mood, stiil, Ženja. Mis hetkel sa hakkasid, no ma ei taha öelda Kunda kohta, et hakkasid sealt. Ma tulin ukse taga kraapima, jah. Just. Tead, ega ma tegelikult osalesin ka varem mingi koolimoeshowdel ja asjadel ja ma toona käisin ju tegelikult ka turu peal oli selline teise ringi kaupa seal sobramas ja ega koolis selle peale üldse hästi ei vaadatud või kui sõbrad keegi läksid mööda või koolikaaslased, see oli ikkagi sellise nagu suhtika sellise teise pilguga ja kõige hullem on see, et noored on ikka väga kiuslikud, on ju. Julmad. Mind on noritud erinevad siin hüüdnimede ja väga suure koolikiusu osaks olen saanud ja russ ja kõik muu, aga see on see hetk... Aga ütleme ära, et see oli ühisgümnaasium, seal oli segamini kõik inimesed siis või? Segamini, ja. Eestlased, venelased? Ja. Okei, nii. Aga see on lihtsalt see teine hetk, et kui sul endal tekib sees selline hästi suur nälg, mingi sellise loovuse ja selle, et see on läbi selle sa ennast väljendad, siis see kuidagi viib täiega edasi ja... Aga kuhu see viis, sest mina tean näiteks Orissaarest, kus ma käin suvitamas või ma tean kuskilt Rakvere kandist või Lõuna-Eestist, tean ka selliseid noori kihvte inimesi, kes võiksid olla tegijad, nendel on seda andekust, on kunstikätt, on maitset, on sellist nagu teistsugust maailmavaadet, aga ma näen, et nad ei jaksa või mitte isegi ei jaksa, vaid nad ei pääse sellest seinast läbi. Ma ei saa aru, kus sul see murdepunkt tuli. No mis sa tegid? Koolis teha moeshowsid ja ennast teistmoodi riidesse panda, see on üks asi. Aga see ei ole veel võti püünele. Ma arvan, see on mingi osa on kindlasti kaasantud, et selline
töökus, distsipliin ja üks asi veel, et eriti tänases maailmas, kus igaüks võib olla, mis ta tahab, aga lihtsalt see elementaarne, ma nimetan seda võib-olla isegi selliseks nagu viisakuseks, selles mõttes, et ma saan aru väga hästi, kuidas see toimib ja käsi peseb kätt selles mõttes, aga just sellise olla kuidagi arvestav teistega, et väga paljuski tänases maailmas on see, et sõidetakse üle, on ju, aga just see, et avada uksi selle jaoks on ka see, et sa pead aru saama, aga kuule, aga mida mina saan siia lauale praegu tuua ja ma arvan, iseenda läbimurdepunktiks võib-olla eriti telemaastikule ma tulin tõesti jälle väga heale juhusele. Aga kuidas sa sattusid sinna? Kas keegi leidis või sa läksid ise ukse taha koputama? Oleks vaid nii. Tänases maailma hetkes muidugi on see, et on olemas Instagram ja kogu see sotsiaalmeedia pallik, mida on päris tore ka veeretada tegelikult, et ma võtan seda kui oma nagu kunstigaleriid, on ju. Aga toona oli tõesti see, et oli üks noorte moeprojekt. Me üürisime siis moekunstniku Liina Steiniga toona Karl Puurmanni stuudiot Tatari tänaval ja ma enne seda tegelikult töötasin ühes PR-firmas, mis oli selline pereettevõtte, rahvusvaheline küll, aga nad tegid mulle kambaka, et seal ema oli neil raamatupidaja ja seakari nad olid, et sundisid mind allkirjastama lepingut, et nagu ma oleks saanud selle koondamisteatu juba varasemalt kätte. Aga kui sa oled noor inimene, sul on mingi kohustused ja alati oma elus on lihtsalt see, et mul ei ole mitte kellegi peale toetada, kui ainult iseenda peale vaata. Sa saad aru, et sul on nagu söögiraha vaja, sul on vaja maksta üürid, asjad ja see kuidagi pani nagu hästi selgelt aru saama, et nüüd, kas sa ujud või upud ja siis ma lihtsalt võtsin ka mingi kliendid kaasa, kes ma olin sinna PR-agentuuri toonud. See tänases hetkes loomulikult võiks olla hoopis mingi kohtukeisi hetk, et ala, et nii ei tehta, konkurentsikeelud ja tada. Aga toona mul lihtsalt oli see, ma nagu teen kas seda või ma lihtsalt nagu olen tina, vaata. Ja siis... Vana sa olid siis? Umbes? Ma olin jah, selline... 20? Jah, 20 täpselt. Ja see moment... kus meil oligi ühe projekti filmimine noorteprojekti raames, ma lihtsalt ütlesin seal, Liina toona tegi pleksiklaasis selliseid Kamasutra poosidega kõrvarõngaid ja siis ma lihtsalt ütlesin, et nüüd need kepipoosidega kõrvarõngad me paneme selle ja selle komplekti juurde, siis režissöör oli, mida? Ta isegi nagu ei piivitanud seda ära, et see koosus, see, kuidas sa saad toota ja ma kaotasin selles mõttes ära, ma kunagi ei kartunud, et kaamera on siin, vaid mulle just meeldis see liikuvus, mulle meeldis see uue nurga leidmine ja arusaam sellest, kui kaamera töötab, kuidas ma peaksin asju kaamerale näitama ja see oli kuidagi selline hästi mõlemapoolne äratumisrõõm ja järgmisel päeval sain telefoni kõne ja uuel nädalal siis kutsuti filmimehesse green screen proovile mind juba, et tule näita, kuidas sa nagu saad hakkama. Siis mõtlesin, ma üldse ei saanud aru, kuidas see käib, vaata. Ja pea ees... Tundmatus kohas vette. 15 000 vaataja pealt saime 200 000 ja laupäevases saates saime neljapäevase Prime kella 7 saateni, ja kõik muu on juba ajalugu. Ja see on juba nagu mingi 20 aastat tagasi. Mul on selline dinosauruse tunne natuke. Ja, juba oled vanaks jäänud. Aga täna päevad saab õnneks kella tagasi keerata, nii et pole vahet. Ja sa ei ole kunagi eraldi õppinud seda? Siis tegelikult juba töö käigus ma käisin ennast täiustamas, tegelikult Kunstiakadeemias võtsin avatud, siis ainepunkte sa said võtta juurde tunde, kursustel käisin eraldi ja ka tegelikult Londonis maailma kõige mainekamas ülikoolis käisin siis suveülikoolis CSM-is ehk siis St. Central Martinsis oli siis eraldi kursus Styling for Professionals, et seal ma tutvusin ka maailma oma alal tipptegijad olid siis meil õppejõududeks, meil oli seal Alexander McQueeni showde eest vastutav inimene andis meile kompositsiooni, siis kogu see stilistika ülesehitus. Ikkagi sa täiendasid ikkagi ennast, et see ei jäänud nagu loorberitele, et ma olen nagu sündidest saati nagu andekas. Et mul selles mõttes on ilusti ka ülikooli paber on taskus, aga see on siis koreograaf lavastajana ja
mingid hetked sa saad aru kuidagi, et elu ise viib ja lisaks siis olen käinud veel ka Ameerikas ennast LA-s täiendamas, et ja sealt tuli ka kommentaar oma nii-öelda kolleegidelt, nagu Shane, miks sa lähed, kõik ju teavad, kes sa oled, et sul on nagu tööd on tead. Ja milleks sul seda vaja? Ja siis mul lõi kohe nagu aisakellad tööle, sest minu jaoks on väga oluline see, et ma olen 2 jalaga maas, aga pea on kuskil pilvedes, sest et moes ja kogu selles meelelahutustööstuses on hästi lihtne, et me oleme sellisel ühel stardi alguspakkupunktil, aga tegelikult karussell ju keerleb. Ja see tähendab seda, et kui teised jäävad passima ja saab ennast täiendada, siis tegelikult see ikka ise arened edasi. Ma ei taha seda küll öelda, aga teised siis samaaegselt tegelikult arenevad. Mina alati kõige rohkem kardan neid hetki, kui inimene ütleb mulle, ma tean. Ma lihtsalt jooksen 7 tuule poole. Seepärast, et keegi... ma tean, on ju. Ja kes ütleb seda, ma tean, siis mul lihtsalt kannapööre 180 ja muust suunas edasi. Sellepärast, et ma arvan, alati peab jätma alles sellise lapsiku uudishimu, sest et see on see, et aitäh. Mulle võid siia panna. Et ma arvan, see annab ka sellise edumeelsuse, et okei, et küsida võib-olla õigeid küsimusi või umbes, et kuhu ma ei tea, et tegelikult täiskasvanud inimesena kõige raskem on öelda või tunda ennast rumalana, aga ma arvan see, et koonduda just sellise ringi, kus inimesed hästi nagu õhinapõhiselt teevad asju, et sa ei vaata kella, et mis kella ma nüüd minema pean, vaid on selline, see action käib kaasas sellise ereda leegiga, et ma arvan, see on äge. Ja, ma panen toidu sinna poole, sest meil on fotograaf siin taga, sest ta saab pilti teha samale. Kuku, vaata teie pilti. Issand, jumal tunne. Aga korra läheme 2 sammu veel tagasi ikkagi lapsepõlve juurde, et ma tean, et sul on väga lähedane inimene on sinu jaoks ema, keda sa üle kõige armastad ja hoiad, vanaemast ka ma ei hakka isegi rääkima. Issa ma võtan selle lambi siit eest ära, meie fotograaf saab ilusa pildi teha. Aitäh. Nii, palun. Et natukene peatume su lapsepõlve juures ka, et sa olid selline... Seal ei ole midagi peatuda. Selge. See kast on lukus ja ära ja ma olen mööda psühholooge ja psühhiaatrid jooksnud piisavalt ja eks sellise väike koha rõõmud ja mured on juures, aga ega ma saan ka väga hästi aru, et ära süga seda kohta, mis ei sügele. Aga järsku sügeleb? Kliki pärast. Ei, tegelikult ma arvan, seal on väike koha rõõm on selles mõttes, et tulles Kundas, ma arvan, see andis kindlasti mulle sellise teistlaadse fantaasiameele, eriti kui ma käisin seal tantsuringis ja muusikakoolis ja nii edasi, et sa lähed selle teekonda jala pikalt, ma ei tea, mitte 2-3 kilomeetrit kindlasti ja tagasi sama ja seda teed sa 2 korda nädalas muusikakoolis ja 2 korda nädalas tantsutrennis on ja saad aru, et kogu see pind seal ümberringi on ju tsementi täis või alati eriti, kus see talv tuli, et sul ei olnud valget lund, sul oli hallumi või õunad näiteks vanamal aias said valmis, on ju, aiamaal, sest toona olid need lapikesed, on ju, et õunad said valmis ja see õunad ei olnud rohelised või punased õunad, oli hallid. Punase sõstar oli halli minu jaoks, siis sa võid selles metalltünnis, võtsid selle harjas sellega ja siis nagu kraapisid seda tolmu sealt maha. See annab mulle kindlasti sellise teise fantaasia lähtepunkti. Kas te ise ei olnud, see on tervisele ohtlik ju, see võib olla sul kopsudes? See oligi kopsudes, kopsuastmad ja kõik muud vaata, aga see annab ka sellise teise lähtekoha vaata, et Haljalooksale jõuda ja eriti, kui sa tuled Eesti-Vene perest vaata, et siis kuidagi sa saad aru, et nagu... Mis tähendab Eesti-Vene pere? Isa oli eestlane siis või? Ema on eestlane, aga... Isa oli venelane. Ema on eestlane, seda ma ei teadnudki. Oi, kui armas. Kuule, aga emast rääkides, sa just mainisid enne, kui me alustasime seda hommikusööki, et sa olid hiljuti, viisid ema sünnipäevaks reisile. Oota, kuhu sa viisidki? Me olime Afrikas Keenias, käisime safaril. Keenias käisid, issand jumal, I love it. Viisid ema sinna ja siis sa ütlesid ka sellise
sellise toreda asja, mis mul jäi meelde, aga siis me jõime ja siis me rääkisime kõik asjad selgeks, me rääkisime südamelt ära ja nüüd lipsas natuke aega tagasi just see ja ma olen kõik oma psühholoogid, kõik asjad läbi käinud. Sul ikkagi on tulnud mingisugused traumad, on jäänud sinusse kinni. Kas sa nüüd oled saanud lahti lasta, kui sa said emaga ka veel rääkida? Ja ma arvan, see on väga oluline, et päeva lõpuks meil tänases ajahetkes on võimalik käia siis terapeutide, psühholoogide, psühhiaatrite juures selles mõttes, et saada oma mingid umbsõlmi arutatud ja harutatud ja vahest on ka nõndavisid vanema generatsiooni inimestega, et see tunnete teema on väga raske üldse üles võtta, sellepärast et ajad lihtsalt olid teised, aga mina pean ju sellega elama, et siis võib-olla lapsi saadi kuidagi niisama ja kasvasime kuidagi ise ja kuidagi mingi need hetked, aga lihtsalt, et sa saad oma küsimustele saad vastuseid ja sellega saaks... Jootsid ema täis enne ja siis said talt kõik need õiged vastused kätte. Aga oli see nagu, oli sellest abi? See on väga suur abi, mida ma nüüd ei propageeriks seda meetodit, ma arvan, et kõigil on erinevaid ja kindlasti ka kõigil sellist... Ei ole, tead sa, ma ütlen päris ausalt, sa ei ole esimene, kes nii räägib muuseas. On läinud isa-poeg reisile, on mindud. Võetud korralikult pea täis ja räägitud need jutud ära, et saaks ühe korra konkreetselt ära räägitud, ükskõik mis need vastused sealt teiselt poolt ka ei tuleks ja siis täiesti paremas kohas, kui see edasi minna. Just. Ja see on, ma arvan, ka vajalik, see ei ole minu jaoks vajalik, see on meie mõlema jaoks vajalik, sest et siis see teeb meid sammukese võrra lähemale ja ma alati mõtlen ka seni, kui inimesed eksisteerivad, tuleb umbsõlmi lahendada, kui need on lahendatavad ja see lahendus peab olema ka mõlemapoolse nõusolekuga, et kuule, kas sa tahaksid, et me läheksime sellele teekonnale. See oli lihtne, sest me ei tea kunagi, mis sealt veel Pandora laekakesest üles tuleb, on ju. Sa võid topelt trauma saada ju. Ja, aga samas täiskasvanud inimesena ma saan aru, on see, et praeguses ajahetkes on see, et need lihtsalt tuleb käsitleda ja ebameeldivad teemad on alati minu teada arenguks kuidagi väga-väga ilusad. Lihtsalt nagu ka iseenda südamerahuks. Kas sa oled enda kiusajatele ja solvajatele ja ükskõik mis sõlmi sul tee peal on olnud, on ju, kas sa oled nendele andestanud südames või on jäänud mingisugune veel kruvi üles? Need on naaskliga välja juurdunud ja see teekond samamoodi on olnud väga käänuline ja terav ja eriti lapsed tihtipeale on väga-väga julmad tegelikult. Ja tihti on ka see, et isegi see füüsiline vägivald ei pea seal olema, või teinekord just need sõnadega haavad on sellised, mida mul pole natuke raskem lappida, sellepärast et sinikavad ikka nagu või luumurlud paranevad, on ju, aga need sõnadega, nad jäävad kuidagi ketrama ja ma olen mingid asju lahendanud isegi täiskasvanud peast nii-öelda ja lihtsalt nagu iseenda hingerahu jaoks ja kui sa ütled, kas sa oled andestanud, siis jah, ma olen andestanud, aga sa mäletad just. Mul ei ole see nii-öelda nagu, see ei ole nagu mul koormana kaasas enam kindlasti mitte, sellepärast et, sorry, mina olen siin, teie olete seal. Mitte isegi nagu ülevalt alla vaadates, vaid lihtsalt päriselt ka see, et nagu kill them with kindness on mu see. Ja tegelikult mul on kevadel ka uuesti kooli minek, et ma tükk aega mõtlesin, kas ma lähen ja mõtlesin, tegelikult ma tahan minna selle jaoks, et ka võib-olla anda lootust nendele õpilastele, kes seal on, ega ka õpetajad. Saad aru, kui sul on olemas klassi ees see inimene, kes on su emale tunne andnud, on sulle tunde andnud ja on ka su väiksemale vennale tunne andnud, siis see ei ole okei tegelikult. Et ma saan aru, et... Sa lähed kooli? Ja ma olen ise ka tegelikult Jõhvi kutsehariduskeskuses olen tunne andnud nii-öelda moe valdkonnas, aga just Kundasse ma lähen kevadel, et sellise inspiratsioonilainetusena ja võib-olla anda ka lootus nendele, kes seal pinki peavad nühkima, et üks asi, me teeme see alati iseendale, mitte vanematele ja teine ajahetk ka, et saada aru, et see
tekiks mingi selline, mul on kooliajast tõesti mingi selline väikene 3-4 sõpra lastest saadik, kellega me suhtleme siiamaani. Ja et teil oleks olemas need inimesed, sinu nii-öelda nagu tugivõrgustik, et ükskõik milline on ilm, ükskõik milline on tuju, ükskõik mis sul seljas on, et nemad teavad, kes sina oled, vaata. Et see on hästi nii tore, et sul on olnud sellised, aga nendele teistele, kas sul ikka natukene ei ole see tunne, aga noh, vaadake nüüd, et see võib-olla teie julmus tegi minust sellise kindlasti. See andis kindlasti endale sellist sitkust juurde või ala küsimus kas või sellest, et okei, kõik popid ja ägedad lähevad nüüd nurga taha suitsetama ja sa ei lähe, et nagu... Aga see on see, et sa teedki nagu teisi asju ja tegelikult ma olin suht, ma ei tea, mis vanuses mul oli, et selle esimese ühe moeshow eest äkki Virumaa teater tegi muga juba esimese intervjuu, et nagu, et see oli juba, ma sain aru ka, et mis on see, et see on, igaüks on oma õnnesepp. Et isegi selles vähesuses, millest ma võib-olla olen tulnud, siis tegelikult me saame ise sellest, me saame igaüks ise oma reaalsus ikkagi luua. Me saame seda mõjutada. Ja see tekitas mul nälja, nagu nõnda vist, et tänase hetkes ma tõesti võin käia poes või me võime käia praegu restoranis, et ma tõesti tellisin nagu kõik kõige paremad asjad. Et see ongi see, et nüüd on see oma viljade nautimine, et rügada on saanud piisavalt, verd ja pisaraid on olnud piisavalt, et no mis noor mul siin 40 väga juba kappavalt, ta isegi, see tiksub on väga hea sõna. Kuule, aga tuleme siis vanuse juurde, et mis nüüd juhtus 40 tiksub? Ja nüüd läksidki, võtsid kätte ja hakkas karvu endale juurde panema. Ja miks? Sest meie ei näinud, no ma arvan, kõik inimesed küsivad seda, miks sul seda vaja oli, sulle on kõik bueno. Mis nüüd juhtus? Või teine variant. Nii, nüüd hakkas jälle seda moe ja ilusaadet tegemas ja siis kõik need saatekülalised käisid, noh, kes lase, ma ei tea, mis nad seal lasevad, hambaid valgendada, mingid operatsioonid võib-olla teha, seal on meestele ka karvu siirdatud, naistele on ka kuhugi karvu siirdatud. Hakkame siirdama. Kuskil puudustab. Ja kui ma iga selle küsimuse eest saaksin euro, siis ma nagu cash'iks teed ka. Kas sul tekkis see ka, mitte kadeduse moment, vaid see võimaluse moment? Aga miks mitte? Ma lähen proovin ka. Või mis see põhjus oli, miks sa tegid seda? Esiti, ma selliste delikaatsete küsimustega ma alati tuletaksin ka kõigile meelde, tegelega, kuramus, omade asjadega. Teiste asjad on nii põnevad. Ma tean, aga mu oma elu on nii põnev, et mul ei ole aega ega mahti tegeleda teiste asjadega. No aga nüüd saad ühe korra kõigile ära rääkida. Ei, absoluutselt. Ma tõesti käisin siis Türgis juukse siirdamise operatsioonil. Ma olen see tegelikult oma 10 aastat edasi lükanud, sest et mul on väga osavalt tegelikult alati olnud natuke pikemad juuksed ja juuksur on seda kuidagi väga oskuslikult varjanud ja nüüd lihtsalt on juba see nii palju rohkem hõrenenud ja taandunud. Ehk siis ma kui nägin meie muutujate pealt ka, et ta käis ära hopsti, mul on praegu 2 nädalat, vaadake see operatsioonist möödas, et seal opilaual olles mul lihtsalt peas vasardas üks mõte, mille kuradima pärast ma ei ole seda varem ette võtnud. Ja võib-olla su küsimusele ka, et miks ma käisin, siis ma ei sunni mitte kedagi, et kui sa ei taha täna duši alla minna, ära mine. Mina ei käsi. Kui sa ei taha, ma ei tea, deodoranti kasutada, ära kasuta. Võta omale see roosa kvarts kätte ja halleluuja, vaata. Me elame 21 sajand päriselt ka, me oleme koopast välja tulnud nii-öelda. Mul on, kujutada, et mul kraanist tuleb soovivett ka, et need momendid ja mulle väga meeldib, et me oleme 21. sajandis tõesti nii palju sõpru küsib, et vau, et kuidas see op sul läks ja teine asi muidugi ka, eriti meeste puhul, kas oli valus. Meil on olemas juba valu vaigistavad süstid ja spreid ja kõik asjad, et ma olin täiesti ärkvel ja 6,5 tundi hiljem mulle... 6,5 tundi kestis see protseduur, sest see pannakse karva. Siis mulle meeldis, kuidas taksojuht mul just eelmine nädal küsis, et patsutas omale muna peale ja ütles, et tead, aga mul on jalad hästi karvas, et kas jalgade pealt võiks võtta siia panna. See oli parim. Ja tegelikult tõesti need juuksetoonorid võetakse siia kuklast ja paigutakse siia, ehk siis see operatsioon näeb välja justkui, et see kirurg on aiandushuviline inimene ja siis kõigepealt võtab need karvad, paneb sellise... Ta võtab sinu enda karvad tegelikult või?
Ja õnneks ma loodan, et mul 2 neerunud ka ilusti alles pärast seda appi. Kivi meie kapsaaed. Ja tegelikult aiandushuvilistena ka see kogu protseduur jätkub ja minu enda üks väga suur nõudlus oli see, et ma tegelikult käisin jaanuaris juba konsultatsioonis ühe väga kuulsa kliiniku juures. Seal Türgis või? Türgis. Sa käisid eeluuring? Ja ma käisin. Kunas mul on tööreis oli, siis pidistasime lookbook'id, mõtlesin, et ma teen vahepõike sinna ka ära. Ja kui ma nägin, mis nad suvel panid üles ühe kliendi siis tulemused, siis... No see, mis ülesse pannakse enne best and after, see on, me teame, me natukene kahtleme selles. Ei, ta pani üles hoopis teise asja, ta pani üles tegelikult sellise meie idanaabri töö, kus siis oli tead Paavini perseks, oli ta huuled tehtud, siis mul lihtsalt oli kohe häirekella, mõtlesin, sinna kohta ma ei lähe, sest see minu jaoks väga oluline, ka mida me praegu läbi parim versioon endast saates teeme, et esteetiline meditsiin peab olema mitte nii-öelda nagu täiskasvanud filmi jaoks näitleja tehes, vaid see peab olema, jah, ma ei taha, et see oleks porr, vaid see oleks selline ikkagi, mina pean sellega iga päeval sealt elama ja just see nimigi ütleb, et esteetiline kirurgia, et see näeks tõesti selline välja, et see oleks justkui osake sinust, aga parim versioon iseendast. Ja siis tuligi mängu meie enda Eesti kliinik või vahendaja siis Biomi. Ja minu nõudlused oli see, et kirurg oleks ainult spetsialiseerunud sellele, 11 aastat siis ainult teeb ainult seda ühte asja ja teine asi ka see, et meil on Eestis osadel inimestega see operatsioon tehtud, ma nimesi hakka nimetama, vaadake ise pilte, neil on nagu mopid pähe pandud. Ehk siis see, et ta ei teeks seda joonlaua võttega lihtsalt ja paneks suvalised, või ta teeks nagu parketti paigaldatakse, et see siksak metoodika. Aga inimesed ei tea ju seda. Ma ei ole ka mingi kergem variatsioon kliendina, aga mulle väga meeldib see, et kui sa täpselt tead, mida sa tahad, siis sa ka täpselt saad seda, mida sa tahad vaata. Ja ütlen ausalt, mul langes justkui nagu mingi kivikoorem õlgadelt, seal opil olles, miks ma seda varem ette ei võtnud, kui kiire see on, kui professionaalne see on. Ja ma saan aru ka siin Eesti meedias meil on need lainetused olnud, et tead nagu demostellid endale tootid ja nii ja naa. Siis ma arvan, see on lihtsalt ainult kadedus, sellepärast, et see tase, millega nad seal töötavad ja mõtle hästi loogiliselt. Kas sa täna teed nii-öelda üks kord seda pannukooki või sa teed päevas täna seda juba 1001 kord, et milline on käeline vilumus, milline on know-how, millised on materjalid ja nii edasi. Ma pean ikka, ma ei saa sealt juustu temast ära. Kas see tähendab siis seda, et nüüd need hakkavad loomulikul viisil ikkagi kasvama? Kuna on su enda omad võetud. Kuidas nad seda garanteerivad nüüd, et see... Seda nad ei saagi isegi garanteerida, seda peab ka ise aitama. Et näiteks oleks ma ette teadnud, et enne operatsiooni oleks võib-olla võinud valmistuda paremini. No toome need näited, inimesed ei tea sellest midagi. Näiteks, et käisime sõprade üllatussünnipäeval Riias, et näiteks ma oleks võinud alkoholist juba varem loobuda. Alkohol on no. No. Siis samamoodi näiteks suitsetajatele väga raske on ja et tegelikult et lihtsalt need haavad paraneksid kiiremini ja kõik muu. Ja võib-olla kui oleks ka teadnud, oleks võib-olla mingi sellised samme varem teinud, ma ise küll ei suitseta, aga just no mida sa veel oleks teinud siis hommikust õhtuni peamassaaži või? Massaaži ma tulin ka kohe ja tead, seal on hästi tore see, et operatsioonil kirurg juhendas mind läbi opi, et ta ütles mulle kohe 4-5 päev sa lähed paiste, sest et see valuvaigisti valgus alla. Pea läheb paiste? Ja, ma olin nagu, ja siis üks teine asi ka, et ärge laske endale panna neid peapaelu, sest et see peapaelte panemine on lihtsalt ainult PR eesmärgil, sellepärast, et kui sa hoiad kinni miskit, siis on vaja, et ikkagi see lümf ikkagi töötaks, verevarustus töötaks, kui sa hoiad, paned selle pea peale kinni, surub sa seda kokku. Aga ma ei saa aru, miks see peapael pannakse üldse? No pannaksegi, arvatakse, et see hoiab seda paistetust ära, ka võib-olla ja tõesti ei lase tal punduda nii palju, aga samas ka paranemine on siis pikem, pluss siis sa võid neid väikseid juukseäbarikke siin nii-öelda kahjustada, ehk siis need
väiksed siirdatud, ma ütlen, see on nagu aialapp siin, mulle siin väikene aiamaa. Aiamaa, mille sa pead nüüd hoolitsema niimoodi tasapisi. Aga mis sa nüüd pead tegema? Mind alati ärritavad sellised asjad, okei, tee mingi asja ära, tahaks teha niimoodi ja korras. Mis siis nüüd on? No, ma olen sul 2 nädalat peale operaga, ma olen su kaamera ees siin vaata, et võib-olla kõige koledam osa oligi siin, et sellised väiksed need koorikud olid, on ju, neid ei tohi krihnata, ära kratsida. Vaata, osad meie, ma olen neid, te olete ka kindlasti näinud mehi, kes on käinud, nad panevad selleks ajaks endale mingi kepka või mütsi pähe. Ei tohiks, eks ole. Ja käivad, ma ei hakka jällegi nimesi minna ja siis ujuma ei tohi minna ja trenni ei tohi minna, siis sa higistad. Ehk siis see on see, et sa pead ikkagi ise hoolitsema oma maalapi eest, pluss väetisena kasutada siis seda, et vaadata võib-olla ka toitumine korraks üle. Ja mulle väga meeldis tegelikult see, et enne kui ma opiaja sain paigutatud, siis mulle meeldis, kuidas biomeediga ütles, ei, ma ei pane sulle ennem aega, ma saadan su trihholoogi juurde. Ja kui ma käisin trihholoogi juures ära ja ta vaatas selle luubi alt mu pead, ma otse trennist läksin, pissin pea ära, tead sellise, et sa luksusbrändi toodetega, siis ta vaatab mu pead, et kuule väga must on, et näiteks seda ma ei teadnud, kui sa pesed pead, et sa jätad šampooni 5 minutiks pähe. Peab jätma või? Jah. Ja siis ta võtab nii-öelda selle rasu ja peseb seda, siis peab süva puhasajaga tegema, sest väga tihti meile osad fenikulid on siin nii-öelda uinuvas olekus ja mõtle ise, kehale vitamiinid, kui millestki on puudus, siis juuksed saavad seda alati kõige viimasena. Ja sorry, mu emal on 3 karva, mille kuradi pärast mul peaks olema 5 saada. Et siis ongi jälle see, et see siirdamise hetk andis mulle tagasi enesekindlus ja me elamegi 21. sajandil, et kui sellised asjad on võimalikud ja ma ei ole kuskilt planeedilt Mars tulnud ja ka see hinnastatus on täpselt selline, et see... Kui kallis on, küsib Eesti inimene praegu seal teisel pool kaamerat? Tead neid... No umbes, et millega ta peaks arvestama? On erinevaid, mis pakuvad, aga ütleme, ma tahtsin seda no limit paketti võtta, et ta ei hakkaks mul karvu eraldi lugema 2500 eurot. Et see on okei. Ja seal sees on kogu terve pakett. Lennud, väga hea 5-täheline hotell, hommikusöögid. Ja kaua sa pead seal koha peal olema siis? Koha peal pead olema täpselt 3 päeva. 1 päev lendad, järgmine päev on kohe siis vastuvõtt. Enne seda ma saatsin trihholoogi need väljavõtted ja siis teisel päeval oli op. 3. päeval on haava puhastamine, üle vaatamine ja 4. päeval sa lendad tagasi. Ja lendamine on täiesti okei. Ja peab lendama just juba 4. tagasi, sellepärast, et või tähendab isegi 3, üks päev läks sinna, teine päev see, 3. ülevaatus ja 4. tagasi. Sest et peale seda hakkab ju vaikselt punduma, sest kui sul läheb liiga paiste, sa ei saa üle piiri. Sa saa lennata. Ja ei saa üle piiriga. Sa ei saa üle piiri, sest sa passis ei ole sama inimene. Sest et oled, jah, punnis. Vesipea. Issand, see oli nii põnev. Sorry, et me nüüd inimese personaal küsimusest läksime nagu nii spetsiifilisesse. Aga tässä on see asi, mida väga paljud küsivad ja reisid tagasi tulles oli seal terve seltskond spordiinimesi, mu oma sõprusringkonnas inimesed kirjutasid mulle päris palju ka Instagrami, hea meelega vastasin neile ja kõige ägedam on ka see, et see ei ole protseduur ainult meestele. Et mulle ka tegelikult 2 naist saatsid oma selle just aasta tagasi ta käis ja näitas nüüd, mis see enne pärast oli, et see on nii äge. Ja juuksed mul on tunne, see on selline, see ei ole sul perse, vaata, et tõmbab püksid jalga ja kõik on nagu hästi, vaata, et see on selline mingi selline enesekindluse asi, vaata, ja ma arvan nõndaviisi ka, et kui siin ennast miski ikkagi häirib, eriti praegu seda saadet tehes on ju parim versioon endast, kui mul see miski on, nagu, et ega kuidas ma seda jalga seal lohistan ikkagi, vaata, et selline, mul on nii hea meele, ma ära käisin, ma alguses mõtlesin, ma teen seda natukene lähen kuskile redutan mujal. Ma just tahangi jõuda sinna, et sa nii avameelselt sellest räägid ja sa kohe nagu ütlesid, ma lähen, ma teen, näed, tulemus on siin, et sa nagu ei varja, et enamus inimesi oleks teinud salaja nusserdanud ära, olnud kuskil vaikelus paar kuukest on. Ja siis pärast muidugi tagant järele vaadatakse, vaata. No vaadake kas või näiteks Elon Muski pilte, milline ta linnalakk 21-aastaselt, päris pange juurde see pilt seal, milline ta oli 21-aastaselt, milline see kiharate rida praegult on, et ma väga ootan suve, et saaks tukka visata. Nii tore. Nii, aga üldiselt veel, no mis, ma mõtlen, et mis inimeste puhul või sinu puhul inimesi veel
kohutavalt huvitav. Kuidas sa igapäevaselt hakkama saad? Sa oled ju üksiküritaja, on ju, sa ei ole kellegi alluvuses. Kui sa teed mingi projekti, antud juhul siis teleprojekti, on ju, noh, siis sa oled sellega mingi aja seotud. Aga üldiselt sa elad väga hästi. Aitäh küsimast. Sa elad nagu oma pilli järgi, sa teed seda, mida sa tahad. Aga võiks ikkagi mõni küsida, aga mida sa siis teed? Saad sa teha mida iganes? Saad sa öelda, et mind ei huvita see, kui sulle tehakse mingi hea pakkumine. Kas sa oled tõesti vaba täna? Väga hea, kui hea tunne see on. Ma kunagi tegelikult täiega kartsin, kui võib-olla mingi püsilepingud lõppesid, aga järgmine hetk ma mäletan mingi Pillemine, mis kunagi ütles mulle ka, et Jane, et räägime pool aasta pärast, siis vaata, et mis su vastus on. Ja see vabakutselise elu, vabapidamise kanaelu, see on parim elu, mis saab mõnnavidesse olla. See ei ole meie lakkumine, aga mul on tunne, et loovus vajab sellist vabadust. Ma olen alati väga kohusetundlik, on ju, ja mingi kokkuleppimine, mis me oleme teinud, et me alati tõesti suure hurraaga teen need ära, aga just see moment, et saab asju planeerida ja tänases ajahetkes on mul esimene suvi selle aastal, kus ma puhkasin 10 aasta järel. 10 aasta esimene suvi, kus ma võtsin lihtsalt niimoodi, et nagu väga palju kliendid küsisid, aga meil on stilistikat vaja, aga me ei viitsi stilistikat suvel teha, sest mida ma stiliseerin sulle kleitõige kingaga, see ei ole huvitav. Mulle meeldib stilistika puhul, personaalsete shoppingute puhul üles leida karakter, luua karakter. Et sa 8-5 oled üks, aga peale seda, kuidas see mänglevus seal on see, kas sul on sees rokitšik või hoopis tükis päris paljuski näen, kuidas ka mehed on hädas, et ala millise mustriga, milline püks läheb, millised need lõiked lähevad, millised need suurused on. Et mulle see väga-väga meeldib ja väga tihti on ka selliseid näiteid, et tulebki mingi väga sellise, ma ei tea, kontori inimene või väga sellise tiheda elugraafikuga inimene või väga tihti reisiv inimene, et siis parim kompliment endal ongi see, et ka mingi aeg jadana hiljem, ka aasta hiljem, ta ikka kannab neid asju ja ala sotsiaalmeedias kuskil näen, et siis mul on selline tunne, tead nagu mingi nagu oma tibud, kelle mul on riidesse pannud ja andnud mingi tõuke, andnud mingi sellise ja kui tihti arvatakse ka, et umbes, et ala lahkuminekuid või mingi neid hetki, et ainult naised elavad läbi, siis mehed täpselt samamoodi, et siin näiteks ka ühe meeskliendina ta lihtsalt ütleski, et tead, et nii palju on tööd rüganud ja raha teeninud ja üks hetk lihtsalt naine ütles talle, et tead, mul on igav sinuga, sul ei ole ühtegi hobi ja meil ei ole mingit tegevust, et sa lihtsalt tuled töölt koju ja siis me nagu sööme ja siis me teeme asja ja siis me nagu magame ja siis järgmine päev täpselt sama. Et mul tegelikult väga meeldib, et inimesed nagu on läinud sellise enese otsingule ja võib-olla teinekord on, et äratused võib-olla ei ole kõige meeldivamad, aga rõivastega saab hästi palju seda juurde anda ja mulle meeldib olla just see mingi kihtide lisaja sinna juurde ja iga inimene on täiega ilus, et ükskõik millises füüsilises vormis või vaimses vormis sa nagu oled, aga rõivastusel on nii või riietel on nii selline kuidas seda inimesteni viia? Inimesed siiamaani tegelikult ei saa aru, et riietus, see tundub nende puhul nagu, et see on nagu selline natuke pealiskaudne või pealist pinnavirvendus. Kaltsumajandus. Kaltsumajandus, et on olemas ju elust palju olulisemaid asju, öeldakse, on ju, kui siis mõelda kogu aeg oma välimuse peale ja nii edasi, nii edasi. Kuidas see ei ole tänaseni 21. sajandil veel inimesteni jõudnud, et see, mis ma selga panen, see teeb mu selja sirgeks, see teeb mu silmavaate julgeks ja enesekindlaks, sest ma tean, et mus on see power. Kuidas sa süstid seda inimestesse? Nad ei saa ju aru seda. Ühesõnaga, et kellelegi arusaamatuks jääks, sa oled ka personaalne stilist inimestele. Ehk siis ma AB-st nüüd seletan lahti, eks ole, keegi palub sul, palun, ma tahan refreshida, uuendada oma välimust ja kuidagi saada selle uue nagu mingi särtsu sisse. Palun aita, on ju, et ma ei oska, ma lähengi kaubamajja, ma ei oska sealt mitte midagi valida, on ju. See on tegelikult ka momentum juures, et see tänase hetke kaubanduses valik on nii suur jadana, et sul on nii mitmeid erinevaid kümnendeid, nii erinevaid stiile ja tihtipeale ka võib-olla need, kes 8-5 tööl käivad, nad lähevad sisse, asjad on nagu liiga noortekad või liiga popid kuidagi ja et seal ongi see lähteülesanne. Ja kõik on ühesugused minu. On ühesugused, samas on jälle virvarin on väga erinevad ja siis minu lähteülesanne ongi see, kas sa tahad baasgarderoobi muutust, kas sul on mingile kindlale üritusele vaja minek
minekuks kindlaid komplekte ja mulle meeldib kuidagi jadana niimoodi teha, et kui ma panen need kokku, et siis saavad risti-rästi nii-öelda nagu käitada neid. Mul on olemas selline oma ütlus siis Fokini 3 ainsus. See tähendab seda, et kui sa võtad selle ühe eseme, et siis selle ühe esemega, et millised komplektide jadad sa saad moodustada, et sa päriselt hakkaksid neid kandma. Ja mulle meeldib, ühe Tartu kliendi panin riides, mulle üldse väga meeldib Tallinnast väljas käes, siis inimesed on kuidagi nagu nii avatumad. Eks ma ise olen natuke ka võib-olla selline rohkem joviaalsem inimene, et siis saame sellise ühtse keele kuidagi kergemini leitud ja Adavere tuuliku juures nagu peast jalad alla, nii nagu oma tibu nagu panin riidesse, et ja nii tore oli teda mitu nädalat hiljem näha just selles samas komplektis vaata. Et ta ka kannab, et ta ei pane kapi nurka seda kuskil. Ma arvan, artistidega töötades ongi see minu jaoks kõige igavam, et ta käib laval ära või shoot'il ära, siis ta nagu läheb oma eluga edasi. Aga just see, et ma nagu leian nagu neid päris asju, et mul on väga hea meel, et kohtusüsteemist päris palju inimesi, siis erinevaid poliitikuid kindlasti, ma arvan. Poliitikuid, doktoreid, et mulle väga-väga meeldib just selliste hästi kiirete graafikutega inimesed või kas või Mindvalley looja ise, et ma olen teda riietanud ja mulle väga meeldis see, kui ta peeglis oli, ma panin väga julge kombosid talle kokku seal Lagerfeldi jakist, Šene, oled sa kindel või? Ja siis need on need hetked, kus püksid on minu jalas, vaata, et I love it päriselt ka, et ma lähen nagu nii suure sellise hurraaga sinna sisse, ma elan hästi palju inimestele endale kaasa ja just, et me leiame mingile praktilisele, mingile konkreetsele probleemile või küsimusele mingile lahenduse vaata. Ja see esimene pool minu küsimusest, mis ma just ütlesin, et miks inimesed ikkagi nii alahindavad seda välimust, miks nad kuidagi peetakse kergemeelseks? Meil on hästi lihtne vastus sulle, meil ei ole raha. Meil ei ole eelarvet siin vaata. Kui USA-s ja kõik hullem on see, ma reisin nii palju, ma olen käinud 58 riigis, Kolumbiast oli 58 riik on ja siis ma näen, et lennujaamas lihtsalt massid, lambad mäegivad suurte kohvritega, aga stiilika ei ole. Netu. Lihtsalt nagu suured kohvrid kahesed ja see ongi see, et tegelikult meie väikses Eestis selles võib-olla sellises nagu kitsikuses tegelikult on loovus olemas. Ja eriti, mida sa tead ka, et ma hästi palju komplimenteerin inimesi, kui ma näen kedagi, eriti vanema põlvkonna inimesi, nagu mu vanema hakkas välja minema, värvi prips meil, sa lähed prügi viima ju, sa ütled, ma ei taha ehmatada naabrit, on ju, I love it. Siis on see, et seal on olemas mingi selline siniverelisus või mingi väärikus ja tänases ajahetkus, kui ma vaatangi ka moebrändide pealt, me saame aru ju, luksus lihtsalt sitsib kaoses. Mis praegu tulime Viinist tagasi filmimast, siis vaatad Chanel aknaid. Seal on mingi nagu lohakate dressid on lihtsalt selga pandud. See on hästi loogiline. Esiteks, moemaja on praegu ilma peadisainerita. Ma ei taha nüüd ära sõnada, aga ma arvan, Galliano on järgmine, ma tõesti fingers crossed. Aga Bouclé või ala sellised tweedjakid sa ostad, see on eluaegne ja pärandatav sadu aastaid. Kotid, nahast, tooted, igavesed. Ja need ei ole see, et sa iga 3 kuu taga lähed ostad uue. Et need poed on oma ringid ära teinud ja nad lihtsalt sipsivadki sellises, kuidas öelda siis, keskajagriisis. See on, ma arvan, hea sõna. Sest et seal on see hetk, et noored on avastanud tänasel hetkel kogu selle rohemõtlemise, et see, et sa ostad juba mingit asju päris palju teise ringi kauplustest ja kuidagi see loovus on hoopis sellises nagu teises kihis, et ja Eesti mõttes on see, et ma arvan, inimesed tegelikult oskavad ja julgevad, aga võib-olla nii-öelda sellist nagu wow-efektina, mida me näeme näiteks kuskil Rootsis või Itaalias, siis üks hetk on loomulikult raha ja teine hetk on ka see, et maale tuuakse tihtipeale ka selliseid võib-olla hästi palju baasasju ja või nüüd, kui sa võtad näiteks meeste kaupluste näol, Itaaliasse lähed, iga teine või kolmas kauplus on meeste kauplus, vaata, siis Eestis nagu, et need kohad on limiteeritud ja põlvkond, uus põlvkond on hästi julge, et mulle väga-väga meeldib ja noorus ei ole kindlasti hukas, et väga paljuski on sellist dressi ja tossumaaniat, aga ma näen, et on ka sellist nagu katsetamisjulgust või siis siin ühe Tartu kliendi last riietades, et on toona 14, panin talle sellise kaamelikarva beži mantli ja siis 2 pandlaga double monk kingad ja siis viigipüksid. Ta läks kooli nendega ja vanemad aasta hiljem ütlesid, tead, poiss saab komplimenti koolis, et teised vaatavad, et tema on see näide, vaata,
mille järgi joonduda, siis keegi peab olema ju vaata. Lõpetuseks meil on saade juba läbi, aga ma küsin igaks juhuks ühe asja veel, mis mind alati hämmastama on see, sa ütlesid, võt see lennujaama jutt tuli ja sa vaatad, et seal on ainult kari lambaid oma kohvrite otsas, mis mind iga kord hämmastab, kui ma välismaal ka käin või lähen üldse reisile, kui ma lähen isegi Helsingisse või Stockholmi. Soome ei ole hea näide muidugi. Ei, kõik on väga hästi. Siis ma lähen ja ma panen ikkagi omale kenad suled selga. Ja siis, kui sa vaatad... Linnariided. Ma lähen reisile, ma tahan ennast hästi tunda, see on ju pidupäev, see on ju sündmus. Ja siis, kui sa vaatad neid tuhandeid turiste, kes on siis ka nii-öelda turistood reisil, miks nad alati on nagu ühe vitsaga löönud, see shortsid, kule, mingi pusa, pusa võib olla, aga ta on teistsuguseid pusasid, on ju. T-särk, läpast tossu, et oleks mugav kõndida hästi pikki vahemeid. Teevad ise endale liiga tegelikult isegi. Jube kurb on vaadata ja seda mentaliteeti ei tule vist mitte kunagi mitte keegi muutma ja selle üle tegelikult ma olen väga õnnelik, sellepärast kuidas me muidu saaksime särada. Meie suused, on ju nii? Aitäh sinu ja teie vaatate terviseks. Just, ja sinu terviseks selles mõttes, et sul on julgust teha asju ja sa oled tuntud ka selle poolest muidugi, kes ei hoia keeltamaste taga, nagu me teame, me ei hakanud nendel teemadel täna rohkem rääkima. Aitäh sulle. Kutsuge mind tagasi, räägime. Et sa oled aus, et see on ka harva esinev nähtus, aga... Tead, igal juhul ma soovin kõikidele ägedat pühademelu ja otse loomulikult särtsakat ning ägedat aastavahetust ja päriselt ka pange oma kõige ägedamad outfitid selga ja mulle väga meeldib vahest ka see, kui keegi hätta jääb, kas panna see või see ja kirjutatakse teinekord ja siis ma ütlen alati ka, et pange just nõndaviisi see selga, et sa vaatad ringi ja sul on selline tunne, nagu sa läksid täna esinema. Ja alati võib seinale saata pildi ja siis kas see või see ja siis seina vastab. Alati vastan. Imeline. Aitäh sulle.